Selle aasta logistikakonverents fokusseerib siis tarneahela juhtimisele ja mina räägin teile andmetest ehk milline vara peitub teie andmetes. Kõik te tõenäoliselt kasutate majandustarkvarasid, ERP-e, aga need ei ole mõeldud juhtimisküsimustele vastuste saamiseks. Ehk me ei saa sealt tegelikult juhtimiseks vajalikke vastuseid. Nad annavad teile küll esmase statistika, mis teil juhtus, aga tegelikult väga oluline või isegi tihti olulisem on see, mis jäi juhtumata või millised seosed on erinevate andmete vahel. Ja selleks ei ole ERP-id mõeldud. Seda aitavad teil aru saada analüüsisüsteemid. Nagu täna juba siin kõrvalsaalis korduvalt on mainitud, siis tarneahel on selline valdkond, kus liigub tohutult infot. Liiguvad nii andmed, tooted, finantsid ja kõigest sellest siis ülevaate saamine on kaunis ressursirikas ja tarneahela juhtimise ülesanne ongi siis õige toode viia õigesse kohta, õige ajaga, õige hinnaga ja õige kvaliteediga. Kindlasti teil palju infot on olemas elektroonsel kujul ja SCM-i uuring selgitaski välja, et 64% vastanutest peab big data analüütiksut kõige suuremat väärtust loovaks tehnoloogiaks, mis aitab siis tarneahelates saavutada efektiivsus. Big data analüütiks sisuliselt ongi meie andmete muutmine läbipaistvaks, nendest arusaamine ja seoste tekitamine, seostest arusaamine. Tarneahela prioriteedid, 4 olulist prioriteeti, mida mainiti ka mitu korda kõrvalsaalis. Esiteks koostöö, et Balti Veski mainis, et poed teevad kampaaniaid ja siis saadetakse tooteid tagasi, pärast tellitakse uuesti. Kui teha koostööd ja tarneahelad koos planeerida, siis selliseid olukordi ei saa tekkida. Või läbinähtavus. Kui me saame andmed kätte ja saame aru nende seostest, põhjustest, miks meil midagi juhtub, siis me suudame palju paremaid otsuseid teha. Viljar mainis ostuhankeid, kus on raskusi hanke põhjendamisega või hinna läbirääkimisi. Kui te saate kätte alati faktidel põhineva info, lähete oma hankija juurde ja suudate talle faktide peal näidata, miks te mingit hinda alla räägite, siis see on väga suur abi ja kindlasti on see tunduvalt parem, kui lihtsalt küsida hinda alla. Efektiivsus. Kui me kõik koos, kõik tarneahela lülid töötame ühe eesmärgi nimel, pakkuda kliendile parimat toodet, parima aja, õige hinnaga, õige kvaliteediga, siis kõik koos ühe asja nimel töötades, omades läbinähtavat tarneahelat, me saamegi seda saavutada. Muutlikkus või muutmine, kiiresti reageerimine muutuvas keskkonnas. Et see on väga oluline võtmesõna. Ma toon siin näiteks ühe reisifirma probleemi, ta tuli meie juurde probleemiga, et on kuulda, et lennutransport kasvab, samas meie tulemus ei ole kasvanud, pigem võib-olla isegi natukene langeb, et milles on probleem, et äkki te aitate meil uurida seda. Kui me andmeid uurisime, siis selgus, et hästi paljud kliendid esitavad reisipäringu õhtul ehk siis peale tööaja lõppu või siis nädalavahetusel. Kui me kohe sellele ei reageeri, siis see klient läheb teise firma pakkumise juurde, valib endale teise turismifirma
ja meie jaoks on ta kadunud. Ehk siis hästi oluline on märgata, mis toimub turul, nõudlusele vastata ja enda protsesse vastavalt ümber kujundada. Peter Drucker on öelnud, et 20. sajand oli oluline selle poolest, et käsitöö muututi tootmistööks ehk saavutati edu läbi selle. Siis 21. sajand on oluline just selle poolest, et seal väärtust loobki teadmuspõhine juhtimine ehk faktidel baseeruv juhtimine. Me saame näha seoseid ja sellest oma käitumist muuta ja saavutada paremaid tulemusi. Ja siin on nüüd selline läbilõige või toodud, et millistes valdkondades me saame tarneahelat paremaks timmida. Et me saame pakkuda firmadele juhtimislauad, kus nad saavad endale tegevused ette, mida nad peavad täna tegema. Et ka Viljar mainis, et lepitakse kokku tegevused, kuidas mingisuguse eesmärgi nimel liikuda, siis juhtimislauad saavadki meile seda pakkuda. Me saame ülevaate, kas me liigume õiges suunas, kas me liigume firma strateegiat mööda, kuidas meie eelarvete täitmine läheb. Tarneahelate juhtimine. Me saame läbi mängida erinevaid tarneahela stsenaariumeid, niinimetatud what-if analüüs, erinevate allhankijate sobivus meie tarneahelasse. Planeerimine, klientide nõudluse planeerimine, finantsplaneerimine, koostöö, kategooriate juhtimine, hankijate analüüs, kui me võrdleme hankijate koguseid, transpordiviise, lepinguid, hindasid, erinevat infot koos, õige hankija valimine, laovarude juhtimine, kui palju meil on üleliigset varu laos, et nagu nii Illimar nimetas kui ka Viljar, siis ka meie oleme märganud, et tegelikult tarneahel on just see koht, mida on vähem parendatud kui müüki või müük on ka küll tarneahela osa, aga müügi ja tootmisega on rohkem tegeletud kui laopoole ja logistikaga ja siin on hästi suured varud peidus, et kui Viljar mainis, et 1–2% on võimalik parendada tarneahelat, efektiivsemaks muuta, siis meie tegelikult oleme vaadanud, et see number on tunduvalt suurem, ehk siis isegi 30% võib tootlikkus kasvada läbi nähtava ja faktipõhise juhtimise. Siis erinevate transpordiliikide võrdlemine, millist transpordiliiki mingis olukorras kasutada, milline mõju sellest meie kuludele on, teenuse analüüs. Ja täna ma näitan teile ka paari näidet. Üks on siis laovarude juhtimise kohta ja teine on erinevate transpordiliikide võrdlus. Et vaatame paari näidet. Nii, see on siis üks Inglise maiustusi müüva tootja juhtimislaud. Et juhtimislaua eesmärk on anda meile pilt, mida ma pean täna tegema, milline on minu olukord, kas ma võin rahulik olla või ma pean kiiresti kuskile sekkuma. Ja siin juhtimislauas siis me näeme, et meil on selle maiustusi müüva tootmisfirma 8 nädala andmed. Ta müüb 3 brändi tooteid, Beautiful Biscuits, Chilled Chocolates, Super Sweets. Siin on näha tema 45. nädala müük. Lihtsalt number ei ütle meile midagi, kui me näeme, et kuidas ta on võrdluses
teiste numbritega, siis me saame sellest öelda, et kas see oli hästi või halvasti. Me näeme, et võrdluses eelmise nädalaga on müük natukene vähenenud, laoseis on natukene ka vähenenud, aga ütleme enam-vähem sama. Lao saadavus on ühes tootegrupis 98%, kahes tootegrupis 83%. Ehk üldiselt võime rahul olla, samas võiks natuke olla parem. Ta annab meile ka märku, et mida ma täna pean tegema, et tootmisfirma ülesanne on siis jälgida oma toodete müüki erinevates kauplustes. Siin on kauplused, kus tema tooteid müüakse ja kui ta avastab mingeid anomaaliaid ehk tema tooteid ei ole seal piisavalt, siis ta saab sekkuda ehk parandada, et kui meil tooteid ei ole piisavalt müügil, siis sisuliselt see tähendab meile saamata jäänud müüki. Ja juhtimislaud ütlebki meile, et meil on siin ühes kaupluses probleem ja samas näitab ära, et millises kaupluses see probleem on. Meil on siin punane ohukolmnurk, et selle kauplusega on meil probleem. Me näeme ära, et siin on 40 tootel ebapiisav laovaru ehk tootmisfirma saab nüüd midagi kiiresti ette võtta. Siia on toodud ka graafik hetkel, kui meil ei ole ühtegi kauplust valitud, siis on selle tootmisfirma müügi ja laovaru võrdlus ehk siin iga täpp on üks toode. Kui me täpi peale läheme, siis me näeme ka, et mis toode see on ja oluline on meil avastada täpid selles piirkonnas. Ehk siis mida lähemal nad on Y-teljele, seda väiksem või olematu on neil laovaru ja samas mida kõrgemal nad on, see näitab, et nõudlus selliste toodete vastu on suurem. Ehk see on ohukoht, kui toode on siin üleval ja samas tal ei ole laovaru. Me juba teame ette, et siis tekib taga probleem. Aga vaatamegi nüüd näidet üks kauplus, millega on probleem, vaatame, mis seal juhtunud on. Valime selle kaupluse ära ja näeme, et 40 tootega on probleem selles kaupluses ja kõikides brändides on saadavus 50 või alla selle. Tootmisfirma tahab sekkuda. Me näeme siin ära ka, et millistel toodetel siis probleemid on. Kõige suurema müügiga on siin Strawberry Fuge trühvlid. Neil on väike laovaru küll olemas, aga see ei ole piisav müügiks. Et näeme erinevaid tooted, mis meil siin on. Aga täpsemalt analüüsida neid tooted, läheme järgmise lehe peale, kus meil on toodud siis pilt toodete lõikes. Siin on nende laos olevad kogused, kohe lattu jõudvad kogused. Ja tootmisfirma on esitanud sellise reegli, et meil peab laos olema 4 päeva müük. Ja seetõttu on siia toodud ka, milline on 4 päeva müük selles poes, sellel tootel. Ja me saame arvutada, kui palju meil jääb seda toodet puudu. Nüüd me näeme, et Caramel and Cream baari on siis 124 tükki puudu, Strawberry Fuge trühvlid 112 tükki ja nii edasi. Kuid kas see on meile kõige olulisem toode, millele on kõige suurem puudujääk? Tõenäoliselt ei ole. Meid tegelikult huvitavad need tooted enim, mille vastu nõudlus on kõige suurem. Ja me saame need tooted järjestada käibe järgi, ehk siis nüüd meil on eesotsas need tooted, mida klient tahaks meilt kõige rohkem osta, ehk siis me näeme, et Strawberry Fuge trühvlid, nende puudujääk on 112 tükki, siis on Caramel Cream ja järgmine on Mint Chocolate Eclairid. Nende puhul nüüd me küll näeme, et lähedal asuvas laos on teatud kogus olemas ja see on piisav meile, et puudu olev laovaru katta. Ehk selle lao aitamiseks, selle kaupluse aitamiseks me saame need vajalikud tooted kõrvalt laost tuua. Mis aga teha nende Strawberry Fuge trühvlitega? Valime need trühvlid ära
ja lähme vaatame, kas on kuskil kõrval olevas kaupluses piisav laovaru, et äkki me saame mõnest teisest kauplusest endale selle koguse tuua. Meil selle jaoks on olemas siin kaupluste ja ladude leht, kus meil on ka kauplused kaardi peal. Ehk siis see kauplus Southern-on-Sea asub meil Southeasti piirkonnas ja me tahame näha kõikide selle piirkonna kaupluseid. Valime selle piirkonna ära, laseme antud kaupluse lahti ja nüüd me näeme siin kaardi peal kõiki kaupluseid, mis selles piirkonnas on. Punased täpid tähistavad seda, et ka nendes kauplustes on selle tootega probleem. Hallid täpid tähistavad seda, et nendes on piisavalt laovaru nende müügi täitmiseks ja me saame vaadata, et kas seal on ka piisavalt, et meie saaksime sealt antud poodi siis tuua tooteid juurde. Ja siin on meil järjestatud ka need kauplused selle alusel, et kui palju neil on laovaru rohkem, kui neile endale vaja on. Me näeme, et siin Oxfordi kaupluses ongi selline üleliigne kogus, ehk meil oli 112 tükki vaja ja siit me saame need endale tuua. Need olid nüüd tegevused, mida ma 45. nädalal tegin selleks, et seda kaupluse laoseisu parandada. Ja võime nüüd vaadata, et kas minu tegevus kandis vilja, et kas 46. nädalal on meil seis parem. Ma olen siia salvestanud bookmargi antud toote kohta Strawberry 45. nädalal ja lähme vaatame, et kuidas meil seis on 45. nädal, valime 46. nädala. Me näeme, et nüüd meil on tooteid üle. Ehk siis kõik see, mis ma tegin 45. nädalal, et selle laoseisu parandada, see õigustas ennast, meil on nüüd piisavalt laovaru, et kliendi nõudlust täita. Kui ma olen tarneahela juht, siis mind huvitab ka muster, et kuidas meil laovaruga, lao saadavusega üldiselt on. Selleks meil on tehtud siia toodete maatriks, kus on siis kõik tooted, kõik kauplused ja hallid täpid tähistavad, et meil on siin selles kaupluses seda toodet 46. nädalal piisavalt. Kui siia tekib punane täpp, siis see tähistab seda, et meil seda toodet ei ole piisavalt. Meil natukene see pilt on suurem kui ekraanile mahub. Ma vaatan, kas ma saan seda kerida veidi. Et siin ka tulbad näitavad, et siin on kauplustes laovaru ja siin on nende toodete laovaru. Nüüd, kui me liigume ajast taga, siis me näeme, kuidas see muster muutub. Natuke katsun seda pilti. Okei, ma ei saa seda. Et liigume siis nädalaid mööda tagasi. Me näeme, et siin tekivad punased täpid juba. 44. nädalal oli meil lao saadavusega probleeme. 43. oli rohkem. Ehk siis, kui ma hakkasin 39. nädalal lao saadavust parandama, siis ajas edasi liikudes meil see olukord on paranenud ja 46. nädalal ma võin juba olukorraga rahul olla. Ehk see annab meile hea ülevaate, et kuidas läheb, kuidas on lao saadavus kõikide toodete, kõikides kauplustes. Miks me neid laoseise uurime? Et mainisin, et sisuliselt see tähendab saamata jäänud müüki. Ja siin on nüüd väike ROI arvutus supersviitide kategoorias 45. nädalal. Et kui meil on laos tooteid puudu,
siis see tähendas 9600 naela saamata jäänud müüki. Ehk terve aasta peale teeb see kokku 502 000 naela saamata jäänud müüki. Meil oli eesmärk, et meil peab olema 4 päeva laovaru kauplustes. Ehk see on nagu potentsiaalne kadu, kuna müük ei ole stabiilne, võib natukene kõikuda, siis peab meil olema siin 4 päeva varu. Ehk potentsiaalselt me võime kaotada 84 000 naela või aasta peale kokku teeb see juba 4,3 miljonit naela. Väga suur koht, kust oma tulusid kasvatada, kui me suudame laovaru hoida piisava. Ja see on nüüd üksi rahaline kadu. Samas uuringud ütlevad, kui klient tuleb poodi ja juba 3. korda oma soovitud toodet ei saa, siis ta rohkem ei pruugi enam siia tagasi tulla. Ehk siis kliendi rahulolu kaob ja võib ka kaduda tänu sellele selliste toodete müük, mida muidu teil laos on. Sest ta ei osta siis ka neid, kui ta enam teie kauplusesse ei tule. See oli nüüd üks näide laovarude juhtimisest. Näitan ühte näidet veel transpordikulude kohta. Siin on siis ühe firma transpordikulud. Ta teeb tarneid nii maismaad mööda kui ka õhku mööda. Enamus transpordikulu või saadetisi liigub maismaad mööda. Ja seda näidet rääkima ajendas mind ühe meie kliendi probleem. Kurtis, et transpordikulud on väga suured, millest see tingitud on. Kui hakkasime andmeid uurima, siis selgus selline huvitav lugu, et tegu oli siis ühe põllumajandusmasinaid müüva ja hooldava firmaga. Et nagu me teame, siis põllumajandusmasinad töötavad sesoonselt. Ehk siis suve ajal nad peavad olema kogu aeg töös. Ja nagu masinatel ikka, siis neil kuluvad varuosad ja neid mingisuguse regulaarsusega hooldatakse, tehakse garantiihooldust ja nii ka põllumajandusmasinatega. Ehk siis kõik varuosad, mida me vajame garantiihoolduse käigus, seda me suudame ette planeerida. Aga kui kuluvad mingid muud varuosad, siis see põllumajandusfirma või neid masinaid hooldav firma ei osanud ette nagu prognoosida, et seal tekib probleeme. Ja kui me uurisime nende andmeid, siis selgus, et on teatud varuosad ja need olid väga kallid varuosad, mis teatud aja tagant kuluvad läbi. Kui me ajaloo pealt selle saime teada, siis me suutsime juba ette ennustada, millal mingil kliendil hakkab see varuosa läbi minema. Ehk siis me suudame neid ette planeerida ja nagu nende põllumajandusmasinatega, kui see varuosa saab läbi, siis klient ei saa lubada, et see masin tal nüüd mingi nädal või isegi paar on töölt väljas, et ta ei tööta. Ja seetõttu tuli tellida see varuosa lennutranspordiga, mis on väga kallis. Ja siin on siis üks arvutus nende kulude kohta, et näide, et kulud olid siis 674 000, nendest õhukulud moodustasid 89%. See on tema andmestik praegu. Kui õhutransport ehk õhu kaudu saadetis jõudis kohale 3 päevaga, maismaad mööda 8 päevaga, siis kui ma suudaksin 5 päeva paremini prognoosida varuosade vajadust, suudaksin ma kokku hoida kuludes, kui õhu kaudu saadetise kulu oli keskmiselt 51 raha, siis maismaad mööda 3 ehk siis mitukümmend korda oli saadetise hinna vahe ja ma suudaksin 48 rahasid kokku hoida ühe saadetise pealt, kui ma 5 päeva täpsemalt ennustaksin ette.
mis teeb kokku siis 548 000 ja isegi kui ma kõike ei oska ette ennustada, 100% ma alati ei suuda, siis isegi kui ma 20% suudan paremini ette ennustada, on juba siit 100 000 võit. Ehk väga oluline koht, kust saavutada kulude kokkuhoid. See oli nüüd teine näide. Ja lähen siit tagasi oma ettekande juurde. Ehk siis Infovara missiooniks ongi aidata oma kliente, tõsta klientide analüütilist võimekust ja seeläbi meie kliendid saavutavad konkurentsieelise. Ehk siis, kui teil on erinevates ERP-ides andmeid, võib-olla on veel andmeid kuskil veebis, Excelites, eelarved, need on võimalik kokku koguda, teha sellised analüütilised keskkonnad, tuua välja sinna olulised asjad, mida sa pead täna tegema, milline on sinu firma olukord ja tänu sellele saab võtta paremaid juhtimisotsuseid vastu. Siin on üks väike väljavõtte meie kliendibaasist, et Infovaral on üle 120 kliendi. Ja siin on nad nüüd mõned välja toodud, ehk meil on nii tootmisfirmasid, müügifirmasid, logistika, transpordifirmasid, keda me oleme suutnud aidata, sealhulgas ka tarneahela osas. Nii kulusid kokku hoida, tulusid paremini prognoosida, õigeid kliendi sihtrühmasid leida, õiget hinda leida, milline on õige hind turul, et selles valdkonnas tegutseda. Ja mis väga oluline, milleks analüüsitakse andmed, on ju tuleviku prognoosimine. Ehk kui mul on teada ajaloo pealt, mis juhtus ja sama oluline, mis jäi juhtumata, siis ma suudan paremini prognoosida tulevikku, mida ma peaksin muutma, et tulevikus olla edukam. Ehk siis kõik ettevõtted arenevad edasi keerukuse suunas, meil tekib iga päevaga tohutult andmeid juurde. Ja kui enam aruanded ei ole piisavad selleks, et otsuseid teha, siis me saame teid aidata, et ei ole vahet, millised on all teil need andmebaasid. Eestis me ei ole leidnud selliseid baase, kust andmeid ei saa kätte. Kõikidest andmebaasidest on võimalik info kokku võtta, vajalikud vaated teile kujundada ja õpetada teid analüütilisemaks. Oluline on kogu aeg küsida, miks, nagu ka Illimar, vist oli Ingrid Joost mainis, et küsida, miks ma midagi teen, kuidas oleks parem, ehk tulla oma mugavuskastist välja ja küsida kogu aeg miks küsimusi. Ja seda me saame teile aidata. Või siis nagu see protsessimudel seal oli, et kui te joonistate oma protsessimudeli, jah, õige on, et seda tuleks teha firma sees. Samas firma sees võib olla selline nagu kanapimedus, et selles mõttes on hea, kui keegi tuleb vahel kõrvalt ja aitab küsida miks küsimusi. Et miks sa ikkagi nii teed, et ise sa võid mõelda, et teistmoodi ei saa. Aga kui küsida miks küsimust, siis tihti selgub, et ikkagi saab küll teistmoodi ja veel paremini. Ehk siis lõpetuseks aruandlusest ainult ei piisa. Info peab olema visuaalne, kuna inimene loeb pilte kiiremini kui tabeleid. Ta peab olema intuitiivne ja ka visuaalsusest üksi ei piisa. Peab olema võimalik andmetes avastada. Ja meie teeme oma analüüsilahendusi klikktoodetega. Nad on nii selles mõttes lihtsalt kasutada, tegelikult ilma IT-oskuseta inimene saab seal endale vastuseid otsida, aruandeid enda jaoks muuta, ise juurde teha, ennast ise aidata, mis on väga oluline, suudab ise küsida järgmist küsimust, sest
tihti on see, et aruanded näitavad teile seda, mida te juba olete osanud küsida. Te olete osanud sellise aruande tellida. Aga analüütiline keskkond võimaldab teil küsida ka neid küsimusi, mille peale te ei ole veel tulnud, ehk te surfate andmetes, vaatate, et ohoo, siin on mul sellised andmed ja teil on võimalik endal andmeid keerata teistpidi, et saada enda küsimusele vastus. Minu ettekanne kõik. Et see on see, mis ma tahtsin teile täna rääkida. Kui on küsimusi, siis meie kohta infot saab www.infovara.ee meie kodulehelt. Oleme väljas siin ka 2 päeva enda boksiga, saate tulla küsima. Saame rääkida, et meie lahendused näevad välja sellised, et me käime, kaardistame teie probleemid, pakume teile lahendusi, ehk need on käsitööd, kuna juhtimine sisuliselt on käsitöö, täpselt iga juhi nägu. Küsimusi? Kas kellegi küsimusi? Minul on. Mul tekkis just, et kõige tähtsam küsida, et miks küsimusi, eks ole? Miks? Korra küsid saali käest, et kas siin on täna Infovara kliente? 1, 2, Magnus logistika poole pealt ja kas kaubandus? Ja Elektroskand, jah. Just. Et küsimused nagu miks, kui tulen seal nagu miks küsimuse juurde tagasi, et Magnus räägib paari sõnaga, et miks just võtsite sellise süsteemi kasutusele nagu ClickView? Infovara on päris pika ajaline koostöö. Tegelikult juba enne Magnust. Just. Aga seda platvormi me oleme nüüd kõvasti nagu edasi arendanud, just enda jaoks kohendanud, ja tõesti sinna me võtame ka väga erinevatest andmeallikatest nagu sinna datat kokku, mida me siis endale sobivates vaadetes nagu jälgime päris igapäevaselt tegelikult. Võib-olla Magnus on siin ka hea näide selleks, et ta ei ole IT-inimene ja tegelikult tema on nende praeguse lahenduse ise disaininud. Ma käisin mingil koolitusel, kus tegelikult seal põhitõed selgeks tehti, kuidas natuke see taustasüsteem toimib. Et see midagi keerulist nagu ei ole. Ja meie ettevõtte juhtimisel on küll suureks abiks. Saame info kiiresti kätte ja kiiresti reageerida. Et tunda sellist efektiivsuse võitu, et kohe vastavalt vajaduse muutustele reageerida, et saab andmed kiiresti kätte. Ja... Absoluutselt. Kõik toimib. Väga hea. Tarneahel toimib. Aga kuidas selle Elektroskandi poole pealt, et mis teie lugu oli? Üsna sarnane, et meil võtame ühest andmebaasist välja sisendi ClickView'sse, aga mure oli selles, et ei näinud terviklikku pilti. Täna me näeme ostusimulatsioone, varude juhtimist ja ka müügiisikud näevad kogu müügidatat sealt. Ehk et suhe eelarvega, suhe eesmärgiga, võrdlusi eelmiste kuudega ja nii edasi. Et sa näed sisuliselt online'is, kui kaugel sa täna oma eesmärgist oled. Ja kui palju sa pingutama peab. Ja varude poole pealt siis näed, mis on kõige kiiremini liikumad tooted, millega on siin just näidete varad, millega tekkivad juba tulevikus mured, mille sa saad ette reageerida. Et see oli meie jaoks just, kui meie oli ka üsna palju sessoonne, siis väga palju sellest kinni, et me ei näinud nagu tulevikku ette. Ja väga õigesti just toodi välja siin see, et me tegelikult ju täna siis minevikust teadsime enne ainult seda, et mis on see saamata jäänud müük statistika põhjal. Aga see on kõigi jaoks tume maa, et kui palju sest müügist ei teostamata seetõttu, et mingisugused laovarud olid kasinad ja klient seetõttu ei ostnud neid. Et läbi ClickView on natuke võimalik ka seda analüüsida ja saada sealt tarkust. Okei. Kaua te juba olete ostnud selle? Mitu aastat. Ja on tunda siis, ma saan aru, 3 aastat, kui ma eksi. Et on tunda nagu efektiivsuse võitu ja kindlasti nagu palju raha lihtsusest piltust, et sinna sa saad moodustada ise endal filtreid, modelleerida natuke seda, keerata need andmeid ühte ja teistpidi päeva, kuu, aasta lõikes edasi, et ütleks, et see lihtsuses peitub see võlu. Absoluutselt. Kasutada mugavuse poolest küll, ma ütleks, et ma ei ole näinud lihtsamat või ka just mitte IT inimesele või ütleme ka
süvitsi tarneahela peensusi tundvatele inimestele nagu süsteemi. Väga põnev. Ja eesti keeles peale. Et põhiküsimus, et küsida miks ja siis jõuda nende tulemusseni välja siis, et mida me peame tegema siis, et muutuda efektiivsemaks ja kasumlikumaks. Just. Aga Erle, suur tänu sulle! Aitäh!